maailma esmaesitlus Prantsuse kuningast Eestis. Ootaks ju Viinis või Londonis või miks mitte isegi New Yorgis, loomulikult Pariisis, eks ole, aga hoopis Eestis. Louis puudutas väga tugevalt Eestit. Louis puudutas Eestit? Jaa, kui ta elas. Näiteks moega, väga lihtsalt põhjusel. Baltisakslased, kus nad oma moevõtteid said Prantsusmaalt, tulid Eestisse. Õmmelda oli Eestis lihtsam. Lõiked võeti kaasa, aga kes õmblesid? Eesti talutüdrukud. Nii Eesti talutüdruk, mida tegi, kui ta selle lõike võttis? Viis ka koju, tahtis ka endale seda ilusat asja ja nii need integreerusid kenasti Eesti rahvarõivasse. Louis XIV, no mina olen pigem, mul on niisugune mulje, et niisugune nagu egotsentriline, negatiivne kuju, et terve maailm pöörleb ümber minu, vaadake mind ja mis mees ta selline oli, miks sina temast nii huvitatud oled? Mulle tundus, et see, et me siiamaani Louis'st räägime, et seal on midagi huvitavat ja see uudishimu aru saada, miks me tast räägime, seda on väga palju, ta on hästi dokumenteeritud, hästi palju on loodud kunstiteoseid. Louis üks andekus oli see, et ta mõistis, kes on andekas. Selles mõttes, kes on hea helilooja, kes on hea koreograaf, kes on hea maalija, kes on hea arhitekt. Ta koondas enda ümber geeniuseid. Sest et andes inimestele suurele sellise kogukonnale nagu Prantsusmaa ja eriti Prantsuse aristokraatia ja õukond pidi kuidagi millegiga koondama neid. Tuleme anda üks koondav ühes suunas ülesanne. Ja selline Versailles ehitamine näiteks sisuliselt sohu oligi nagu mõnes mõttes see koondamine. Et muidu nad istuvad oma šatoodes, joovad veini, mõtlevad, kuidas igavusest hakata näiteks kuningat kukutama. Louis oli sisuliselt professionaalne balletitantsija. Esimese nii-öelda oma sellise kuningliku käsu andis ta ehita tantsuakadeemia. Sest tantsu kaudu ta mõistis, et ta suudab kontrollida õukonda, sest talle endale väga meeldis tantsida ja ta õpetas õpetajaid selles koolis. Sest need õpetajad läksid siis õukonna peredesse õpetama tantse. Ja ta teadis täpselt, kui hästi kedagi õpetatakse, et tal on kõige parem õpetaja ja tema tantsib kõige parem. Sisuliselt balleti kaudu ta hoidis kogu Prantsusmaa õukonda enda peos. Molière isegi kirjutas talle spetsiaalsed teoseid, spetsiaalsed ballette, ka paljud teised, aga Molière oli see, kes näiteks arendas niisuguse žanrilise võtte, mille nimi oli siis comédie ballet, nii-öelda ööballett, mis kestis 12 tundi ja päikese tõusuga tuli Louis lavale. Et nüüd tuleb Prantsusmaale uus valgus, uus aeg ja siis tuli Louis lavale 16-aastasena. Sinu kirg tema vastu, kas need on spetsiaalselt selle etenduse jaoks meil siin või oli see juba sul ennem selline väga tugev kiindumus? Ajalugu on üldse väga huvitav ja sealt on nagu palju paralleeli otsida ja sest et inimese nagu toon Õnnepalu näiteks armastab öelda, et inimesel on lühike mälu. Selles suhtes on hea mõnikord ajalooliselt sukelduda ja saada aru, et seda on kunagi tehtud või seda on kunagi kogetud. Kaunid kunstid, väga omapärane valitseja. Kuidas temasse suhtutakse Prantsusmaal? Kas ta on ikkagi kuningas päike? Jaa, kindlasti. Ütleme, temas pidi kokku saama see, et nagu Gruusias näiteks töötades mulle öeldi, et meie juhid on rikkad, ilusad ja targad. Kui üks nendest puudub, ei ole ta meie juht. Et ilmselt Louis'l olid need kõik olemas. Kui ta ei teadnud, siis ta küsis. Loomulikult on ka seal varjupooli olemas. Aga mulle tundub, et need varjupooled jäävad selle, mida me kasutame täna, selle varju. Need sõjad, mida ta pidas tol ajal, sõdade pidamine oli sama hea kui täna, et me läheme näiteks turismireisile, kogu õukond võeti kaasa, tehti väike sõda ja siis tuldi tagasi. Et seda pidi iga kuningas tegema. Need sõjad ei olnud eriti edukad, aga Prantsusmaa oli suht tugev. Selle esimese pooles oma elust ta suutis ikka Prantsusmaa väga tugevaks maailmas luua. Ja siis talle meeldis šampus. Šampus tuli ka selle ajal, kui Louis elas. Üks munk tegi midagi valesti, keldris ja siis tulid mullid ja siis see kuidagi kuuldus jõudis kuninga kotta ja ta jõi regulaarselt šampust. Ja tal oli hästi hea isu
tema menüü, mida ta sõi, oli väga suur. Riik hakkas lõpus lonkama natukene, kui ta lõpetas või? Ta ei usaldanud eriti palju kedagi, teatud maani ainult, aga armukesi ta võib-olla selles skaalas usaldas kõige rohkem. See on hästi huvitav fakt, mis on nagu säilinud. Tema ellu tuli selline daam, kelle nimi oli siis Madame Maintenon, kes tegelikult oli tema kõikide nii-öelda armukeste laste kasvataja ja kes suutis nendest armukestest kõik vabaneda väga peene poliitikaga, ka kuningannast ilmselt. Ja siis, kui naisena siis saab oma jackpoti ja toimus siis selline koputus uksele, et kui sa lähed sinna Jumala ette, et kas sinu hing on puhas, äkki sa lähed pirgusse, kui seal hakatakse kaaluma. Et mina võin sellest sind aidata ja 20 aastat circa oli siis selline väga kurioosne ajalooline vaakum, mida ka prantslased siiamaani peavad väga suureks müstikaks tegelikult, kuidas üks naine suutis ühte kuningat niimoodi siis, kuidas öelda, koosluses hoida, et ei toimunud enam praktiliselt üldse ballette, suuri üritusi, suuri raha raiskamisi, õukond igavles, kui ta ei lagunenud, päris ta oli kindlasti tugevam kui enne, kui Louis võimule astus. Kindlasti oli tugevam. Nüüd on tõesti selline hetk, mis on minu jaoks Mission Impossible, ehk minu kõrval seisab lugupeetud Teet Kask, kes arvab, et ta paneb mind balletti tantsima. Kas sa tõesti usud seda? Sellel mingit kahtlustki. Minul on väga suur kahtlus. Nii, kuidas käib balleti tantsimine? Kõigepealt siis, et niimoodi. Siin on need puusad, eks meil. Ja nüüd, kui sa tõstad varvad korraks nende üles, kandade peal. Nii, jah. Ja nüüd lihtsalt nii palju, kui sa saad jõnks, koos. Niimoodi. Lihtsalt nii. See on sinu loomulik väljapoolsus. Number 1. See üldse on loomulik. See on loomulik. Sina seisad tavaliselt niimoodi või? Ei, see on ma õppisin uuesti, kui ma lõpetasin balleti tantsimise ära, siis ma õppisin uuesti käima normaalselt. Ütleme, aga nii, see on muuseas loomulikult väga hea loomulik väljapoolsus muuseas. Nüüd mõtle niimoodi, et tead, nagu pallil läheb õhk välja ja siis mõtle, et kõrvad ja põled lähevad nagu korraks niimoodi kõrva taha niimoodi. Korraks lihtsalt. No näe, tõsest näed. Ongi. Esimene balleti liigutus on olemas. Ja selle saaks, et sa saaksid õige hoiaku, nüüd pane korraks silmad kinni ja mõtle, et sinu selgroom puutüvi. Puutüvi? Jah. Ja nüüd mõtle, et sa kasvad kahes suunas, juurte ja ladva suunas. Mõtle, et sa kasvad, sinu selgroom kasvab kahes suunas. Te näete, tema hoiak muutus balletitantsija hoiakuks nagu võlujõul. Ja nüüd hapla see pall lahti ja võta pall üles. Ja nüüd tee käeringe näiteks niimoodi. Nii. Ja teistpidi. Miks käeringe? Tol ajal olid väga kallid pitsid ja veel kallimad olid sõrmused. Ja nüüd, kui sa pidid ju selle pitsi katte alt neid sõrmuseid näitama. Ja kuidas sa siis näitad neid? Just niimoodi. Just niimoodi. Ja see läks tantsuks reaalselt või? Ahah! Sest sa pidid ju natukene niimoodi. Vot, näed. Ja juba me oleme seal Louis ajastus. Täna tantsime me nii-öelda pehmetes tuhvlites. Tol ajal tantsiti kontsadega. Õnneks on säilinud täpselt nooti kirjutatud sammud, kui ta esimest korda lavale tuli. Seda on üritatud taastada. See on ääretult pikk soolo, see on kuskil üle 3 minuti. Ja minu teada ei ole keegi seda soolot suutnud lõpuni tantsida, sest see oli äärmiselt keeruline, äärmiselt kiire ja äärmiselt tehniline. Ja muidugi veel kontsadega. Nii et ta pidi olema väga hea. Ja nüüd mine ühe jala poole ja tee niimoodi. Näed, ja sa näitad sõrmust ja sa teed veel kummardusega teisele. Nii, tagasi ja alla rahulikult. No näed, kõnnid. Nii, joone peal. Mis juhtub? Sa treenid oma tuharlihased, see on üks asi. Ja teine asi, sa näitad oma kingi. Nii. Ja sa kõnnid ettepoole. Nii, väga hea. 1, 2, 3, 4. Lükkan oma keha põrandast eemale. Reverantsi kutsutakse seda. Ja näita sõrmust samal ajal. Vaat niimoodi. Suurepärane.
ja näitad oma sõrmusid nii. Vaat nii.